Kas sinul on ka nii olnud, et külvad porgandi maha, ootad nädal aega, siis teisegi, aga peenral ei paista mitte midagi? Mitte ühtegi rohelist niiti, ainult sile paljas muld, nagu poleks sa sinna üldse midagi külvanud. Ja siis seisad hommikul peenra kõrval, vaatad seda tühja rida ja hakkad peas kõike läbi ketrama. Kas seemned olid vanad? Kas külvasin liiga sügavale või hoopis liiga madalale? Kas muld kuivas ära? Kas ma kastsin üle? Äkki linnud nokkisid seemned ära? Äkki sipelgad vedasid minema? Või on porgand lihtsalt selline kultuur, mis minu aias ei taha kasvada? Tuttav tunne, eks ole? Kõige kurvem on see, et just sel hetkel tehakse tihti kõige suurem viga. Võetakse reha või kõblas, hakatakse peenart segama, külvatakse uuesti peale, kastetakse iga päev nii, nagu kustutataks tulekahju ja lõpuks rikutakse see vähene, mis veel idanemas oli. Aga väga sageli ei ole põhjus üldse selles, et seemned oleksid halvad. Ja kindlasti ei tähenda see, et sul poleks aiapidaja kätt. Põhjus on enamasti palju lihtsam. Porgandi seemnel ei olnud piisavalt ühtlast niiskust just seal, kus ta seda kõige rohkem vajab, mulla kõige pealmises kihis. Täna räägin ühest väga lihtsast nipist, mida näitas mulle kunagi üks vana aiapidaja. See on nii odav ja nii tavaline, et esmapilgul võib tunduda lausa naljakas. Märg ajaleht porgandi peenra peal. Kõlab natuke imelikult, ma tean, aga just see märg ajaleht päästis ükskord minu porgandi külvi. Oluline on ainult aru saada, et ajaleht ei ole mingi imevahend. Ta ei tee vanast ja elutust seemnest head seemet. Ta ei asenda korralikult ettevalmistatud peenart. Ta teeb üht asja. Ta hoiab niiskust seal, kus porgand seda idanemiseks kõige rohkem vajab, mulla ülemises sentimeetris. Räägime rahulikult algusest peale. Mul oli porgandiga mitu aastat järjest üks ja sama lugu. Kevadel algas kõik ilusti. Maa oli juba tahenenud, peenar sai korda tehtud, tuju oli hea. Tegin vaod, külvasin seemned, katsin mullaga, kastsin ja mõtlesin, et sel aastal tuleb kindlasti korralik saak. Möödus nädal. Vaikus. Möödus 10 päeva. Ikka vaikus. Möödus 2 nädalat. Peenar oli endiselt tühi. Ja iga hommik algas sama rituaaliga. Lähed peenra juurde, kummardud, vaatad mulda lähemalt. Kusagil justkui midagi rohelist paistab, aga see osutub umbrohuks. Kusagil on muld natuke pragunenud ja sa mõtled, et nüüd vist tuleb. Aga ei tule. Jälle mitte midagi. Samal ajal on kõrval peenras redis juba lehed püsti ajanud, till tärkab, salat elab oma elu ja naabriaias on kõik kuidagi rohelisem. Sinu porgandi peenar näeb aga välja nii, nagu oleksid sa lihtsalt palja mullaga peenra valmis teinud ja külvamise ära unustanud. Siis hakkavad tulema kahtlused. Võib-olla olid seemned liiga vanad. Võib-olla oli sort kehv. Võib-olla on muld liiga raske. Võib-olla panin seemned liiga sügavale. Võib-olla oleks pidanud neid enne leotama. Võib-olla peaks väetist lisama. Mõne päeva pärast saab kannatus otsa. Tekib tahtmine kogu peenar lahti tõmmata ja uuesti külvata. Mina tegin seda ka. Külvasin uuesti. Siis ootasin jälle. Ja lõpuks tulid taimed ikkagi ebaühtlaselt. Ühes kohas liiga tihedalt, teises kohas täielik tühjus. Sügisel kaevasin üles mitte ilusaid porgandeid, vaid peenikesi kõveraid sabasid. Mõni oli lühike, mõni kaheharuline, mõnel oli rohkem pealset kui juurt. Süüa muidugi sai, supi sisse kõlbas, aga ilusast talvevarust, mahlastest juurikatest ja korralikest porgandikimpudest ei olnud juttugi. Proovisin sorte vahetada, ostsin kallimaid seemneid, proovisin granuleeritud seemneid, muutsin peenra asukohta, panin komposti, aga probleem kordus. Porgand tärkas kaua, ebaühtlaselt ja kasvas alguses nõrgalt. Ühel maikuu lõpupäeval seisin jälle oma tühja peenra kõrval. Porgand oli juba ammu külvatud, aga taimi peaaegu ei olnud. Mainisin seda naabrile, vanemale aiapidajale, kellel on suvila juures alati kõik korras. Tomadid tugevad, kurgid korvidega, sibul sirge ja porgandid nagu pildi pealt. Ta tuli, vaatas mu peenart,
ei öelnud suurt midagi ja läks oma õue tagasi. Ma mõtlesin, et nüüd on asi selge. Isegi tema sai aru, et lootust pole. Aga mõne minuti pärast tuli ta tagasi vana ajalehepaki ja veeämbriga. Ta laotas ajalehed otse porgandipeenrale, kastis need korralikult märjaks, vajutas servad laudadega kinni ja ütles, et ära nüüd peenart enam näppi. Vaata ainult, et paber päris kuivaks ei jääks. Mõne päeva pärast piilu serva alt. Ausalt öeldes nägi see üsna kummaline välja. Ajalehed peenra peale ei mõju just väga teaduslikult, aga mul polnud midagi kaotada. Hakkasin kastma otse ajalehe peale, et paber püsiks niiske. Mõne päeva pärast tõstsin ettevaatlikult ühe serva üles ja nägin ajalehe all väikseid heledaid idandeid. Mitte ühte või kahte, vaid palju. Täpselt ridade järgi. Need olid kahvatud, sest kasvasid pimedas, aga nad olid elus. Võtsin ajalehe õhtul ära, kastsin peenart õrnalt ja paari päeva pärast muutusid need niidikesed roheliseks. Porgand tärkas lõpuks ühtlase harjana. Siis sain aru, et probleem ei olnud seemnes. Probleem oli niiskuses. Vaatame nüüd, miks see nipp töötab. Porgand ei ole alguses kiire kultuur. Seemned on väga väikesed, nende kest on tihe ja seemnetes on eeterlikke õlisid. Need aitavad seemet kaitsta, aga samal ajal aeglustavad vee imendumist. Sellepärast ei pea porgand tärkama 3 või 4 päevaga. Kui muld on soe ja ühtlaselt niiske, võib esimesi tõusmeid näha umbes 10–14 päeva pärast. Eesti kevadel, eriti kui ööd on jahedad ja muld soojeneb aeglaselt, võib see vabalt võtta ka 2 või 3 nädalat. Ja just siin ongi porgandi peamine raskus. Porgand külvatakse madalale, tavaliselt umbes 1 sentimeetri sügavusele. Kergemas liivases mullas võib olla natuke sügavam, raskemas savikamas mullas pigem madalam. See tähendab, et seemned asuvad peaaegu mulla pinnal. Aga mis juhtub meie kevadise peenraga? Hommikul kastad ja kõik on korras. Päeval tuleb päike välja, puhub tuul ja pealmine mullakiht hakkab kiiresti kuivama. Õhtuks on maa pealt juba kuiv. Järgmisel päeval kordub sama. Kui veel on jahedad ööd ja kuiv idatuul, siis mulla ülemine kiht muutub väga kiiresti kõvaks ja kuivaks. Samas võib seeme olla juba paisuma hakanud. Ta võttis niiskust sisse, kest muutus pehmemaks ja idu hakkas liikuma. Kui muld sel hetkel ära kuivab, võib noor idu hukkuda enne, kui ta üldse mulla pinnale jõuab. Sina vaatad peenart ja arvad, et seemned ei idanenud. Tegelikult osa neist alustas idanemist, aga ei elanud kuivamist üle. Teine probleem on mullakoorik. Pärast kastmist või tugevat vihma võib peenra pind kõvaks tõmbuda. Seda juhtub eriti raskema mullaga aedades. Oa või hernega ei ole see nii suur häda, sest idu on tugev ja seeme suur. Porgandi idu on aga peenike ja õrn. Tal on raske kõvast kihist läbi pressida. Nii saab porgand kohe alguses 2 lööki. Esmalt ei jätku ühtlast niiskust, seejärel takistab nõrka idu mullakoorik. Sellepärast võibki tavaline ajaleht nii hästi aidata. Ajaleht ei kiirenda porgandit iseenesest. Ta loob idanemiseks sobivamad tingimused. Ta töötab ajutise katte ja kerge mulčina. Esiteks vähendab ta aurumist. Ajalehe all püsib mulla pealmine kiht kauem niiske. Teiseks kaitseb ta mulda otsese kastmisvee löögi eest. Kui kastad läbi ajalehe, imbub vesi pehmemalt alla ega lõhu peenra pinda. Kolmandaks kaitseb ta tuule eest. Eesti kevadel võib tuul peenra pinna väga kiiresti läbi kuivatada, isegi siis, kui õhk ise ei tundu eriti soe. Neljandaks tasandab ta veidi temperatuuri kõikumist. Ajalehe all ei kuumene peenar päeval nii kiiresti ega jahtu öösel nii järsult. Ja viiendaks annab ajaleht varju. Porgandi seeme ei vaja idanemiseks valgust. Ta vajab niiskust, õhku ja sobivat temperatuuri. Nüüd üks tähtis küsimus. Miks mitte kile? Kile hoiab niiskust tõesti hästi, aga kilel on miinus. Ta laseb halvasti õhku läbi ja päikeselise ilmaga võib peenar kile all kiiresti üle kuumeneda. Kui elad aia kõrval ja saad iga päev avada, tuulutada ja kontrollida, võid kilet ettevaatlikult kasutada. Aga kui käid suviles ainult nädalavahetustel, on see riskantne. Ühel soojal päeval võib kile all seemnetele liiga kuumaks minna.
aga katteloor on väga hea variant. See laseb vett ja õhku läbi, kaitseb tuule eest ja vähendab kuivamist. Ma ei ütle, et ajaleht on katteloorist parem. Ei ole. Kui katteloor on olemas, kasuta julgelt seda. Aga ajalehe eelis on lihtsus. Seda leidub paljudes kodudes, see ei maksa sisuliselt midagi ja sobib eriti hästi ajutiseks katteks kuni tärkamiseni. Seda on lihtne märjaks teha, lihtne kinnitada ja õigel ajal ära võtta. Kasuta ainult tavalist ajalehepaberit. Ära kasuta läikivaid ajakirju, reklaambuklette ega paksu värvilist paberit. Läikiv paber laseb vett ja õhku halvemini läbi ning peenrale pole seda vaja. Nüüd räägime täpselt, kuidas seda teha. Kõigepealt peenar. Kui peenar on kehv, ei päästa ajaleht kõike. Porgand armastab sügavalt kobedat mulda, kus ei ole kive, suuri savikamakaid ega värsket sõnnikut. See on väga tähtis, sest porgand kasvab alla. Kui noor juur kohtab kivi, kõva mullatükki või lagunemata orgaanikat, hakkab ta sellest mööda kasvama. Nii tulevadki kõverad, harulised ja sarvilised porgandid. Seepärast tasub porgandipeenar korralikult ette valmistada. Kobesta muld sügavalt, korja välja kivid, umbrohujuured ja suured mullakamakad. Pealmine kiht võiks olla peen, ühtlane ja kergelt sõmer. Värsket sõnnikut porgandi alla ei tasu panna, see on väga levinud viga. Tundub, et mida rohkem toitu anda, seda suurem porgand kasvab. Tegelikult annab porgand värske sõnniku peale sageli palju lehemassi, haruneb, muutub jämedakoeliseks ja säilib kehvemini. Kui tahad mulda parandada, kasuta hästi lagunenud komposti või anna sõnnikut eelmisel aastal eelmise kultuuri alla. Teiseks, külvisügavus. Porgandit ei tohi liiga sügavale matta. Hea on teha madal vagu, umbes 1–2 sentimeetrit. Liivasemas mullas võib seeme minna veidi sügavamale, raskemas mullas pigem madalamale. Mina ei tee porgandivagusid sügava kõblaga, kasutan pigem lauaserva või rehavart. Vajutan peenra pinnale sirge madala joone, nii jääb vagu ühtlane ja mitte liiga sügav. Kolmandaks, kasta enne külvamist. Paljud teevad nii, et külvavad seemned ära, katavad mullaga ja alles siis kastavad pealt. Nii võib teha, aga peened seemned võivad veega paigast liikuda ja peenar võib pealt kokku vajuda. Mugavam on teha vastupidi. Kõigepealt tee vaod, siis kasta vaod kastekannuga, millel on peen sõel. Lase veel mulda imbuda. Alles seejärel külva seemned niiskele vao põhjale. Pärast seda katta seemned kerge ja sõmera materjaliga, selleks sobib sõelutud aiamuld, küps kompost, liiv või kerge turbasegu. Kiht peab olema õhuke ja ilma suurte tükkideta. Vajuta peenar pärast õrnalt kinni. Mitte kõvasti trampida, vaid kergelt siluda, et seeme puutuks niiske mullaga kokku. Neljandaks, pane ajaleht peale. Võta tavalised ajalehed ja laota need peenrale 2 või 3 kihina. Üks kiht kuivab ja rebeneb liiga kiiresti. Liiga palju kihte ei ole samuti vaja, sest paks paber laseb vett ja õhku halvemini läbi. 2 või 3 kihti on paras. Laota ajaleht nii, et kogu külvatud ala oleks kaetud. Eriti tähtis on, et ridade kohale ei jääks suuri vahesid. Seejärel kasta ajaleht korralikult märjaks. Paber peab läbi vettima ja mulla külge vajuma. Märg ajaleht püsib paremini paigal ja hakkab kohe tööle. Servad kinnita kivide, laudade, telliste või muu käepärasega. Kogu peenart ei ole vaja raskustega katta. Piisab, kui servad ja mõni koht keskelt on kinni, et tuul paberit ära ei viiks. Põhitöö ongi tehtud. Edasi on sinu ülesanne lihtne. Ära lase ajalehel täiesti kuivaks muutuda. Kuiva ilmaga kasta otse paberi peale. Seda ei pea kastmiseks ära võtma. Vesi läheb ajalehest läbi ja niisutab mulda selle all. Kui sajab vihma, pole vaja lisaks kasta. Vaata lihtsalt aeg-ajalt, et paber oleks paigal ja ei oleks servadest üles kuivanud. Nüüd kõige tähtsam osa. Millal ajaleht ära võtta? Siin tehakse kergesti viga. Ajaleht on vajalik ainult tärkamiseni. Seda ei tohi igaks juhuks pikaks ajaks peale jätta. Niipea kui tõusmed on väljas, vajavad nad valgust. Tavaliselt võib umbes nädala pärast hakata kontrollima. Ära tõmba kogu katet maha.
Tõsta ettevaatlikult üks serv üles ja vaata, mis all toimub. Kui ilm on olnud jahe, seemned olid kuivad või sort idaneb aeglaselt, võib tärkamine võtta kauem. See on Eesti kevadel täiesti normaalne. Ära paanitse. Kui näed ajalehe all valgeid või kahvaturohelisi niidikesi, on aeg kate eemaldada. Tee seda parem õhtul või pilvesilmaga. Miks mitte keskpäeval päikesega? Sest idud on seni olnud niiskes varjus. Nad on õrnad ja pole harjunud tugeva valgusega. Kui avad nad järsku ereda päikese kätte, võivad nad saada stressi ja longu vajuda. Kui võtad katte ära õhtul, on taimedel terve öö aega kohaneda. Järgmisel päeval võtavad nad valguse juba paremini vastu. Paari päevaga muutuvad nad roheliseks ja hakkavad normaalselt kasvama. Räägime ka seemnetest. Porgandiseeme võiks olla võimalikult värske. Porgand kaotab seistes idanemisvõimet kiiremini kui paljud teised aiakultuurid. Kui seemnepakk on mitu aastat kuskil sahtlis seisnud, võib tulemus olla kehv. Seemneid võib enne külvi ette valmistada. Kõige lihtsam ja ohutum viis on leotada seemneid soojas vees mõned tunnid või üle öö. Seejärel vala vesi ära, lase seemnetel veidi taheneda, et neid oleks võimalik külvata ja külva kohe maha. Ära hoia seemneid mitu päeva märjana ilma õhuta. Ja ära oota, kuni kõik seemned lapi sees idu välja ajavad, kui sa pole valmis neid väga ettevaatlikult külvama. Idanenud porgandiseemet on lihtne vigastada. On ka teine võimalus, mida mõned aednikud kasutavad. Seemned pannakse vette ja vette juhitakse akvaariumipumbaga õhku. Nii saab seeme hapnikku ja paisub ühtlasemalt. Tavaliselt piisab 12 kuni 18 tunnist. Pärast seda tuleb seemned jälle tahendada ja kohe külvata. Nüüd ühtlasest külvist. Porgandit on raske külvata, sest seemned on imeväikesed. Kui valad neid otsepakist, juhtub tihti nii, et ühes kohas on kõik liiga tihe ja teises pole midagi. Lihtne võte on segada seemned kuiva liivaga. Näiteks 1 teelusikatäis seemneid klaasi kuiva liiva kohta. Sega korralikult läbi ja külva see segu vakku. Liiv aitab seemneid ühtlasemalt jaotada. Teine võimalus on seemnelint. Neid saab osta, aga saab ka ise teha. Võta õhuke tualettpaber, lõika ribadeks, tee jahust ja veest lihtne kliister ning pane väikesed täpid iga 3 või 4 sentimeetri järel. Iga täpi peale 1 seeme. Jah, see on nokitsemine, aga kevadel on töö lihtne. Paned lindi vakku, katad mullaga ja taimed tulevad ühtlasemalt, ilma suure ülekülvita. Kui külvasid siiski tavaliselt ja porgand tuli liiga tihedalt üles, siis harvendamisest ei pääse. Ja siin tuleb järgmine psühholoogiline takistus. Kõigepealt ootame iga väikest taimekest nagu imet, rõõmustame iga rohelise niidi üle ja siis tuleb osa neist välja tõmmata. Aga kui porgandit ei harvenda, ei tule head saaki. Taimedel pole ruumi. Juurikad jäävad peenikeseks, väikeseks ja hakkavad üksteist segama. Harvendada on kõige parem 2 järgus. Esimest korda siis, kui taimedel on juba päris lehed näha. Jäta taimede vahele umbes 1 kuni 2 sentimeetrit. See pole veel lõplik vahe, vaid lihtsalt kõige suurema tiheduse vähendamine. Teist korda harvenda hiljem, kui pealsed on tugevamad ja on näha, millised taimed on elujõulisemad. Siis jäta porgandite vahele umbes 3 kuni 5 sentimeetrit. Suuremate sortide puhul võib vahe olla suurem, varajaste väiksemate sortide puhul veidi väiksem. Harvenda pärast kastmist või vihma, kui muld on niiske. Siis tulevad üleliigsed taimed kergemini välja ja naabrid saavad vähem häiritud. Veel üks tähtis asi. Ära jäta välja tõmmatud porganditaimi peenra peale vedelema. Vigastatud porgandilehtede lõhn võib meelitada porgandikärbest. Vii taimejäägid kohe peenrast eemale või pane korralikult kaetud komposti. Pärast harvendamist tasub peenart kergelt kasta. Kui tõmbad taimi välja, liigub muld alles jäänud taimede ümber. Kastmine aitab mullal uuesti juurte ümber vajuda. Nüüd edasisest kastmisest. Siin ei ole mõtet anda reeglit, et kasta iga 4 päeva tagant. Aed ei tööta nii. Liivasel mullal läheb vesi kiiresti alla. Raskem savikas muld hoiab niiskust kauem. Kuum ja tuuline ilm kuivatab peenra kiiresti.
pärast korralikku vihma pole kastmist mõnda aega üldse vaja. Seepärast vaata mitte kalendrit, vaid mulda. Porgand ei armasta läbikuivamist, eriti kasvu alguses ja juurika paisumise ajal. Aga pidev märg maa pole samuti hea. Parem kasta harvem, aga põhjalikumalt kui iga päev, natuke ainult pealmist kihti niisutada. Vesi peab jõudma sügavamale, sinna, kuhu porgand kasvab. Siis suunab taim juure allapoole ja porgand kasvab ühtlasem. Kõige halvem variant on lasta mullal pikalt kuivada ja siis järsku väga palju vett peale anda. Selliste kõikumiste järel võivad porgandid lõheneda. Peamine põhimõte on lihtne. Niiskus olgu võimalikult ühtlane, mitte kõrbekuiv ja mitte porimärg. Räägime väetamisest. Porgand ei armasta liigset lämmastikku. Kui annad talle liiga palju lämmastikurikast väetist, võid saada ilusa tugeva pealse, aga juurikas ise ei pruugi olla hea. Ta võib jääda haruliseks, jämedakoeliseks ja säilib halvemini. Kui peenar on enne hästi ette valmistatud, kasvab porgand tihti täiesti korralikult ilma tugeva lisaväetamiseta. Kui muld on vaene, võib anda mõõdukat väetist, kus rõhk on kaaliumil ja fosforil. Mõned kasutavad puutuhaleotist. Näiteks klaas tuhka ämbritäie vee kohta lastakse seista, segatakse läbi ja kastetakse niiskele mullale. Eestis on paljud mullad pigem happelised, nii et tuhk võib vahel sobida. Aga ka tuhaga ei tasu liialdada, eriti kui oled mulda juba lubjanud. Iga väetis peab olema põhjendatud. Rohkem ei tähenda alati paremat. Veel üks teema on porgandikärbes. See kahjur võib saagi tõsiselt ära rikkuda. Vastsed kahjustavad juurikat, porgandisse tekivad käigud, maitse muutub kehvemaks ja säilimine halveneb. Tihti soovitatakse porgandi kõrvale sibulat istutada. Selles on oma loogika, sest sibula lõhn võib kahjurit veidi segadusse ajada. Aga see ei ole 100% kaitse. Parem on kasutada mitut võtet korraga. Ära külva liiga tihedalt. Harvenda õhtul või pilvesilmaga. Korja välja tõmmatud taimed kohe ära. Ära kasvata porgandit igal aastal samal kohal. Ära jäta peenrale taimejääke. Kui porgandikärbes on sinu aias igal aastal probleem, on kõige kindlam lahendus peenkate, näiteks putukavõrk või kerge katteloor, mille alt kahjur taimedele ligi ei pääse. Võtame nüüd kogu võtte lühidalt kokku, et see jääks hästi meelde. Valmista porgandile kobe ja puhas peenar, kus pole kive, suuri mullakamakaid ega värsket sõnnikut. Tee madalad vaod, umbes 1 sentimeetri sügavused. Kasta vaod enne külvamist läbi ja lase veel imbuda. Külva porgand. Püüa mitte liiga tihedalt külvata. Soovi korral sega seemned kuiva liivaga. Kata seemned õhukese kihina, kerge mulla, sõelutud komposti või liivaga. Vajuta pind õrnalt kinni. Kata peenar tavalise ajalehega 2 või 3 kihis. Kasta ajaleht korralikult märjaks ja kinnita servad. Jälgi, et ajaleht ei kuivaks täielikult läbi. Mõne päeva pärast hakka serva alt kontrollima. Kui näed esimesi idandeid, võta ajaleht ära õhtul või pilvesilmaga. Ja ongi kogu nipp. Ei mingeid kalleid preparaate, ei mingit keerulist aiandusteadust. Me lihtsalt anname porgandile seda, millest tal alguses kõige sagedamini puudu jääb. Ühtlast niiskust mulla pealmises kihis. Sellepärast töötab see võte eriti hästi peenardel, kus porgand on varem tärganud laiguti. Ajaleht ei tee võimatut võimalikuks, aga ta aitab porgandil üle elada kõige õrnema etapi, külvist tärkamiseni. Edasi tuleb juba tavaline hooldus. Harvendamine, mõistlik kastmine, kobe muld, kaitse kahjurite eest ja mitte liiga palju lämmastikku. Nii et kui porgand tärkab sinu aias igal aastal halvasti, ära kiirusta kohe seemneid või mulda süüdistama. Proovi sel hooajal katta külve märja ajalehega ja hoia mulla pealmine kiht ühtlaselt niiskena. Mõnikord ei ole hea tärkamise saladus kallis vahend ega keeruline nipp. Mõnikord on kogu asi selles, et õigel hetkel tuleb hoida alles üks ainus asi – niiskus.